Nii, taas mägedes, et meil on siin palju mägesid, kuid neid leida, kuhu siis ligi pääseb, on suht keeruline, kui ei tea. Tulin kodust mingi 50 kilomeetri kaugusele Murcia linna kuskil taga on siis selline koht, kuhu viib lausa asfalttee, et sellist asja mul ei olegi põhimõtteliselt selle mitte reisi jooksul, aga selle Hispaania reisi jooksul, ehk siis tegelikult Austrias käisime, seal oli lumimaas ja siin loomulikult ei ole, et kuigi täna öösel oli mingisugune 5 kraadi või 6 kraadi ja hommikul näitas mingi 8 ja siis tajutav oli 1 kraad ja siis abikaasa käis koeraga väljas, et oli küll 1 kraad, et päris jahe oli, aga no praegu päeval seal oli juba siis mere ääres juba 20 kraadi ja nüüd küll viskas 14 kraadi peale mägedes, et aga noh, päike paistab ja tuju on hea. Adrenaliin on üleval, et viskab kohe sellise pulsi kõrgemaks ja eks see adrenaliini sisse, et tuleb ettevaatlikult sõita, et ma olen 10 kilomeetrit tunnis juba sisse saanud, et kuigi soovitati siin, et üle 30 ei läheks, siis ma igaks juhuks üle 20 ei lase. Siin mõtlen, et see 15-20 kilomeetrit tunnis vaikselt tiksun, aga läheb mägedesse, et see on kuidagi nii mõnus rahustav, et ei ole inimesi, autosid ega maju. See on unistuste teekond. Avastasin, et ei olegi mingi koobas, et paistis nagu oleks koobas. Et päris huvitav, et kuidas selline asi on tekkinud. Et siit on päris hea vaade. Et tundub, et siin väga palju inimesi ei käi. Mõned hullud satuvad ilmselt. Et siin on siis, no pakun kõrgust ja mingi 1,5 kilomeetrit. See on ikka täitsa luksus, mis siin asfaldi peale tuled, siis ma ei tea, nagu oleks mingi kuskil vesivoodis vedellaks. Selline tunne on. Ma sain just midagi valesti aru, et ma saan, et tee peaks nagu üles minema, aga läheb hoopis allapoole. Vaatavasti see ei jätku nii. Olengi täitsa jõe põhjas. Täiesti kuiv. Jumala korralik tee ja keelumärk. Äkki mul on see luba olemas. Minu arust mul oli see kuskil see luba olemas. Ja, mul on see olemas. Kui keegi küsib, siis lähen otsin üles selle. Loodetavasti see suur kivi sealt alla ei veere nüüd. Ja kui siis veereb, et siis on niimoodi, et õnneks ei jää vigaseks. Siin on ilmselt päris ohtlik on seisma jääda, aga see on nagu üliilus, nagu mingi üürikorg. Kes kunagi on ilmselt kõvasti sadanud, aga see oli kunagi väga ammu. Sest seal ei ole tilkagi vette. Äge, mis loodus ikka on teinud. Ja lõpus on ilmselt siin kõvasti vett olnud. Nii, see on siis see koht, kus ma esialgu pidin tule. Mis ma sisse panin? Näitab, et 1 kilomeeter ülesse. Loodetavasti saab rohkem kui 1 kilomeeter üles sõita.
asju ei ole, et tähelepanelikult sõitma. Siin kohati on piirded. Korralik kuristik siin. Ilusad vaated. Siin on äge. Et õnneks saigi sellest kohast edasi, mille ma sisse esialgu panin. Sõidan ilma konditsioneerita, et mõnus värske õhk on. See ongi täpselt see tee ja need määrajad, mida ma olen otsinud ka siin Hispaanias, et lõpuks leidsin, et võtsin pika tee ette, tulin sealt Torrevieja kandist mere äärest. Käisin täna teist korda nõelravis, mis tehti kupumassaaži. Üks hispaanlane, kes on 40 aastat sellega tegelenud, et püüab teha mulle füüsilist ja vaimset ravi. See tähendab teebki. Ma usun, et sellest on palju kasu. Nüüd ma olen julgelt üle 1,5 kilomeetri ja tundub, et vist saab edasi. Mingi rada on jalgsi matkajatele, vist on kinni pandud, et ohtlik vist, ma ei tea. Mõned nädalad tagasi sõitsime Austrias lumega, et ei olnud midagi häda, et siin 2200 meetrit üle merepinna käisime. Praegu on nagu selles mõttes ideaalsed tingimused, et korralik asfalt ja loomulikult külma ei ole, et on 14 kraadi, et üllatavalt soe on. Mul on selles mõttes hea meel, et ma ei tulnud koos abikaasaga, sellepärast et temale üldse ei meeldi sellised teed, kuna ta natukene kardab ja see on inimlik. Korralik alle on sees. +5 näitab. Kahjuks ei näita täpselt meetreid, palju siin see kõrgust on. Hea rallirada, et täna tahaksin sõita. Täna ei saa, ma võin talle öelda, kus kohas see asub. Markeerin selle koha ära pärast, et võin talle jagada seda kohta. Ulme endiselt läheb edasi. Ja huvitav, et mitte ühtegi teist autot ei ole. Sõidan juba päris tükk aega, ma ei tea, 5 kilomeetrit raudselt juba ülesmäge läinud. Ja juba teine maja, mis ma nägin, üks oli müügis, siis pärast tagasi alla lähen, siis vaatan, uurin, mille maksab. Sest ma olen vaadanud, et kõik, mis on nagu merest
kaugel see väga palju ei maksa, selles mõttes, et Tallinna korteri hinnad on oluliselt kõrgemad. Siin mingi 200 000-ga saab mingi väga korraliku maja. Kui läheb merele lähemale, siis on oluliselt kallim. Siin on jälle päris äge vaade. Veel üks maja. Jumala äge on iseenesest elada sellises kohas. Murtsasse sõidab siit umbes pool tundi või, et ei ole väga hull. Nii, nüüd sõidan alla tagasi, et kuigi sealt, kui vaadata, siit paistab mingi päris kõrge mägi, üle 2000 meetri, pakun. Seal on kuskil 1,6 kilomeetri peal. Hakkan tagasi sõitma. Päris ära väsitanud, et ei ole saanud vahepeal isegi sõnum suust. Kui keegi küsib, et milline on minu unistuste päev, siis selline see ongi.